Ma kunagi nägin sellise nägemuse, see ei olnud unenägu, kus ma olin kuskil kaugel välisriigis ja minu laps oli teises riigis. Ja mu laps jäi haigeks ja minu käes oli ravim. Ja ma ei saanud mingil põhjusel ise minna sinna riiki. Ma ei tea, miks. Ja siis ma helistasin oma sõpradele ja tuttavatele ja ütlesin, et ma saadan selle ravimi, et palun andke see minu lapsele, kes võib muidu surra. Ja siis inimesed vastasid, et mul ei ole aega ja ma ei viitsi ja mis iganes. Ja eriti lapsevanemad, aga ka teised inimesed, ma usun, kellel on olnud lähedasi, saavad aru, mis see tunne on, kui sul on võimalik kedagi aidata, aga sa ei saa. Aga sa nii väga tahaksid teda aidata, aga mitte keegi ei ole nõus nagu olema sinu käepikendus. Ja ma sain kohe nagu selgituse, et see on märguanne taas evangeeliumi kuulutamiseks. Sellepärast, et Jeesus maksis hinna kõikide inimeste eest. Tema käes on see ravim ja tema on usaldanud selle oma ihu kätte, et meie seda annaksime inimestele, et nad ei sureks, vaid jääks ellu, et nad pääseksid. Ja see on üks ravim nagu meie käes. Ma ei mõtle meid siin konkreetselt, vaid ma mõtlen Kristuse ihu kogu maailmas, kus iganes ta on. Ja sellepärast, kuna Jumal on seda mitu korda uuesti mulle meelde tuletanud ja kunagi ma olin ka selles asjas üsna tegev, et kuulutada evangeeliumi, siis ma tahan lihtsalt öelda eelinfoks, et ma ei oska öelda kuupäeva, aga üsna pea algavad meil ka koosolekud Tallinnas, mis on siis avatud kõikidele, kes meid YouTube'is jälgivad, kes kuulavad ja me anname kindlasti täiendavat informatsiooni, aga üks suund on kindlasti see, et võtta kaasa inimesi, kes ei tunne veel Kristust ja julgustada neid tulema, et me võiksime issanda ravimit jagada nendele, kes veel ei tunne või kes on ahelates, kes on sidumistes, kes on pimeduses. Et selline väike eelinfo, nii et palvetame selle pärast, et need asjad kõik õnnestuksid ja saaksid teoks, mis issand on südame peale pannud.